oli 3. aprill, panin seda last magama, et vaatan, otsene ülemus helistab. Tead, nüüd on selline lugu, et firma müüdi maha. Et äkki sa tuled ja kirjutad avalduse. Siis ma sain kohe, mõtleb lahkumisavaldust. 3 lapse ema Angela konsulteeris aga Tööinspektsiooniga ja sealt öeldi talle, et kui ta kirjutab ise avalduse, jääb ta Töötukassa poolsetest hüvitistest ilma. Seega naine lahkumisavaldust ei kirjutanud. Nüüd on ta ka nõutu, sest ei tea, mis saab siis, kui vanemapuhkus läbi saab. Kas ta saab tulla siia, Põltsamaa lähedal asuvasse Saekaatrisse tagasi tööle või ei? Okei, et aga kui ma siis nagu tööle tahan tulla, et kelle poole ma siis nagu pöörduma pean. Et tahet siis taliskotisse, et aga mina teda kindlasti kätte ei saa, et tema elab seal kuskil Raplas või kuskil. Nii saigi naine teada, et tema endine ülemus Valdo Kasela oli müünud ettevõtte nimega Pärnasalu likvideerijale taliskotisse. Ja Tartu Postimees kirjutab, et ettevõtte müüdi maha mitte ainult koos Angela, vaid ka ligi 212 000 eurose maksuvõlaga. Antud juhul on tegemist skeemiga, kus võlgades firma müüakse, ettevõttega jätkab suures osas sama personaliga sama tegevus siinsamas Saekaatris. Lihtsalt vahetatakse firma nime. No see ongi see, et kui riigimaks ei maksa, tekivad ju võlad. Nii, mina läksin tööle Savmill Ofsadale. Kirjutasime paberi, tuli Savmill Wood Product, siis oli Pärnasalu, kus siis olen mina hetkel ja siis nüüd on Grupp 5. Tartu Postimehe andmetel on Kaselo endistesse firmadesse nii maha jäänud praeguseks üle 1,4 miljoni euro maksuvõlgasid. Sa ei maksa riigimakse. RMK viib puitu, mis siis, et ettemaksu alusel praegu neil vist ei pidavat olema puitu. Et aga no kaua. See on, ütleme tegelikult see väga paljude töötajate jaoks absurdne, mida ta seal korraldab. Aga nagu ikka ongi Põltsamaa, ei ole võtta sellist tööd teinekord ja siis sa lähed ja teed, raha on vaja. Proovisime ka selgitusi saada ettevõtte juhilt Valdo Kaselolt, kuid telefoniteel see meil ei õnnestunud. Kuidas on aga sellises jokskeemis kaitstud töötaja õigused? Selliseid asju on meil nõustamis varem küll küsitud, et vanemapuhkusel olev töötaja jäetakse millegi pärast vanasse ettevõttesse maha. Täpselt me ei tea, miks seda tehakse, võib-olla see on lihtsalt mingi arusaamatus või teadmatus. Ütleb Tööinspektsiooni jurist ja lisab, et Angela tegi õigesti, et tööandja nõudmise peale ise lahkumisavaldust ei kirjutanud. Ja hetkel on tal mitu võimalust. Kas lihtsalt oodata, olla oma vanemapuhkusel edasi, oodata oma vanema hüvitise lõpp ära ja siis, kui ta läheb tagasi tööle, siis ta peaks hakkama siis tööd nõudma. Ja nüüd on siis tööandjal endal kohustus, kas ta siis viia sinna õigesse ettevõttesse üle ja lihtsalt muudab tema töölepingud õigeks ära, et tema tööandja on siis see uus ettevõtte, kuhu teised töötajad üle läksid ja ta saab jätkata oma tavapärastel tingimustel tööd. Kui tal ei ole enam tööd pakkuda, siis on tegemist koondamise olukorraga.